Hakkame nüüd siis rääkima Vuest. Ehk meie JavaScripti baaskursus on enam ühel pool. Midagi tapvalt keerulist seal ma loodan, et ei olnud. Mõned võib-olla siis fundamentaalsemad asjad, mille peale seal peaks mõtlema, on see, et mis asi on DOM, kuidas me sealt elemente leiame, neid sinna lisame, ehkki seda tuleb tavaliselt suhteliselt vähe käsitsi teha. Millest tuleb aru saada, on eventid kindlasti, millest tuleb aru saada, on async. Ja millest võib-olla peaks ka nagu aru saama, vähemalt kontseptuaalselt on see, et mismoodi siis JavaScriptis single thread'is event loop siis ringiratast käib. Ja sealt edasi juba tavaliselt elu siis käib suhteliselt palju raamistikes. Ehkki, kui on tarvis, et website väga kiiresti töötaks, siis ka muidugi tehakse puhast JavaScripti. Eriti suurte saitide avalehed on sageli kirjutatud puhtas JavaScriptis, puhtalt laadimiskiiruse pärast. Aga esimene raamistik, mida hakkame siis vaatama, on Vue. Ja Vue siis kirjutas kodanikele, nimi on Evan You. See on siis hiinlane, kes siis tuli Ameerikasse õppima ja nüüd elab ka Ameerikas ja tema on siis seda asja kirjutanud. Ja see on nüüd üks vähestest raamistikest, või teekidest küll tegelikult, päris raamistik vist ei saaks nagu lugeda, mis on siis päriselt open source ja ei ole ühegi suure firma poolt hallatav. Ülejäänud kaks põhilist raamistikku React on siis Meta ehk Facebook ja Angular on siis Google'i oma. Vue on siis tõesti selline nagu iseseisev. Ja siin on natuke juttu, kuidas kunagi siis see Vue peal hakkas. Et Evan You töötas Google'is, ma mäletan sellel ajal. Ja kasutasid seal ka Reacti, nii ka Angulari ja sealt siis üritas aru saada, et kuidas samasugust asja natukene lihtsamalt ja paremini teha. Mis on ka olnud siis Vue suur eesmärk, kuidas seda kõige kergemini teha. Ja Evan Vue teine suur projekt, mida nüüd kusjuures kõik kasutavad, on siis Vite ja Vite on siis see vahend, millega siis neid JavaScripti projekte kokku ehitada. Ja proovime kohe selle esimese projekti valmis teha. Ehk konsooli, Vue latest, projektname, ei tea, Vue, mis iganes ma olen, test 02. Tahan TypeScripti. Jah, alati. Nii, JSX-i ei taha. See on siis see stiil, kuidas Reactis kirjutatakse. Routerit tahame, Piniat tahame, Vitestit ei taha, end-to-end testimist ei taha. Linter võib ju olla ja Prettier võib ju ka olla. Eksperimentaalsed asju ei taha midagi. Ja tõesti tahame tühja projekti. Mul on neid Vue testi juba nüüd hakanud tekkima. Nii, las ta siis ragiseb natukene aega. Ja siis on teil mõned asjad vaja juurde installeerida, mis on siis tööks kasulikud. Kõik see, mis puudutab siis Visual Studio Code'i, seal ta ka teile ise ütleb, kui ta midagi avastab tavaliselt, et hei, näe, installeeri see ja teine asi juurde. Ja üks asi, mida võiks siis ka veel juurde installeerida eraldi, on siis brauserisse selline asi nagu Vue.js DevTools, mis, kui ta saab aru, et lehel kasutatakse Vued, näitab teile siis igasugust debugimisinfot selle Vue kohta, et kus teil komponendid on ja mis teie state on ja nii edasi, igast muud. Aga siis Vuel on jah siis ametlik plugin olemas Visual Studio Code'ile ja Prettieril siis samamoodi, mis siis seda formaati, mis seal paremini teeb. Üks on projekt ükskord valmis on saanud, siis esimene näeb välja suhteliselt niisugune lihtne ja tühi, ehk siis source kataloogis kõik need asjad käivad. Ja meil algselt ongi sellest ainult umbes kaks asja, app Vue ja main.ts, kus siis see kõik elu käib. Ülejäänud kataloogid on siis juba mingisuguste peensuste jaoks. Ja main.tsis on siis see entry point, ehk siit kogu see kood hakkab peale. Siia me tavaliselt esimesega suurt midagi ei kirjuta. Ise, ehk see on niisugune valmis pilditud. Ja üks index.html ruutkataloogis, kus on siis näha, kuidas see meie entry point sellele HTML-ile külge võetakse. Div ID app, siia siis kogu meie JavaScriptis või Vues genereeritav sisu monteeritakse ja siis selle lähtekood siin ise. Ja see äpp on näha siis kasutatakse siin Mondis, et selle divi külge siis pane oma asi.
väga tahtes ilmselt saaks ka panna otse body külge, aga tavaliselt on siis viisakas mingisuguse diviga seda teha. Ja kuidas siis Vue välja näeb? Vue näeb välja, või Vuet kirjutatakse, saab siis üsna mitmel erineval viisil kirjutada, aga siis tüüpiline on siis SFC ehk siis Single File Component. Ehk siis failid, millel on .vue extension lõpus ja mis sisaldavad siis 3 põhilist osa endast. Skripti osa, ehk kus on kood, keeleks on siis TypeScript, lang.ts. Ja siin siis ka selline maagiline sõna setup, seda ma isegi ei hakka seletama, miks ta või kuidas seal on või mis need erisused on, see on lihtsalt meil kohustuslik. Template, kus on siis HTML osa, ehk see view koos igasuguste binding utega ja interpoleerimistega, et kuidas me siis neid JavaScriptis siin deklareeritud muutujaid ja meetodeid ja mida kõike Vue meile veel toob, kuidas me neid kasutada saame. Ja style, mis on siis skoped tavaliselt, ehk mis ütleb seda, et siin selle style blokis defineeritud CSS rakendub ainult sellele ühele komponendile ja mitte millegile muule. Ja ehk siis see skript ja composition API on siis see, mida me kasutame, on ka olemas options API, aga options API on siis selline natukene vanem, see oli see, kuidas Vue 2 tehti ja Vue 3 tuli siis composition API ja see options API on siis kirjutatud composition API abil. Ja see composition API on siis ka see, mida tänapäeval siis Vue ise soovitab kasutada. Ja nüüd siis see kõige põhilisem asi, mis siis Vues kogu seda asja, mida me sealt tavaliselt saada tahame, ehk siis kahesuunalist ja ühesuunalist andmete bindimist, mis seda teeb, on siis selline funktsioon nagu ref. Ehk mis on siis andmete bindimine, on see, et me tahaksime, et toimuks selline asi, kui meie uuendame koodis väärtust, näiteks see siin count.value ehk me suurendame ühe võrra mingisugust counterit, siis automaatselt peaks HTML-is vastav asi ka muutuma, ilma et ise peaksime update'ima mingisugust inner HTML-i või midagi muud taolist. Ja teistpidi me tahame ka kahesuunalist data bindingut ühel või teisel viisil. Ehk kui me muudame HTML-is midagi, näiteks input välja peal midagi kirjutame, siis me tahame, et meile omakorda jõuaks JavaScripti kohale, ilma et me peaksime mingisugust event listeneri tegema ja püüdma mingit klahvivajutusi kinni või mida muud taolist veel tegema. Ehk tahaks, et see bindimine toimiks siis kahepoolselt. Ja seda on see, mis ref siis teeb. Ja refidele saab kanda siis ette tüübi, ehk töötavad 2 versiooni, saab siis kirjutada sellise nagu klassi kaudu definitsiooni või ka lihtsalt funktsioonile anda geneerikuna ette. Sest muidu ta üritab siit sellest esialgsest väärtusest selle välja lugeda, mis see tüüp peaks olema. Ja kui meil siin seda ei ole võimalik välja lugeda, sest paljalt näiteks sellest stringist ei saa ütelda, et ta peaks võib ka number olla, siis tuleb seda tüüpi siin igal juhul kasutada. Nii, aga minu kood on siin vahepeal valmis saanud, ma näen. Ja nüüd saan ma siis teha siit, ma saan ka jooksutada npm run formatit, ehk see on siis see prettieri värk. Ja mis mind ennekõike toitab, on siis minna vaatama seda koodi. Nii, ja siin on siis see index.html. Võib ütelda, et meil on en, et viga ära läheks siit. Ja source kataloogis siis main.ts. Siin on natukene rohkem asja, kui slaidi peal kirjas oli, sest me võtsimegi siia külge routeri ja state management'i, ehk alguses neid kohe kasutada ei taha. Ja app.vue, mis on siis esimese hooga täitsa tühja täis. Miskisugune leht siin nüüd tekib üks header ja üks paragrahv. Ja nüüd siis saab selle kõik kaunisti tööle panna. Ja pidi ta siis tööle minema sellise käsuga nagu npm run dev. npm run dev. Siin ta tõesti on. Vaatame, kas ma saan taga siin lahti kuidagi. Jah,
ja mul on ka siis näha siin nüüd see plugin brauserile, mis siis lubab inspekteerida seda Vue stuffi siin. Aga kus ta nüüd pani minu teise brauseri? See nüüd on küll huvitav. Kas ta ei luba? Siin. Seda siis on vaata. Okay. Nii. Ja proovime siis kohe seda refiga kasutada. Ehk mis sellega siis teha saab. Alustame siis täitsa tühja lehega. On mul siis seda importi siit tarvis. Ja ma ei tea, teeme siis const value. Ja siin võiks siis proovida seda value't välja kirjutada. Nii, midagi üle on ta solvunud. Miks ta niisugust asja tahaks mulle nagu ütelda? Okei, ma ei taha seda suurt refi saada, ma tahan seal väikest refi saada. Ja okei, ja suure jaoks oli siis vaja teine niimoodi. Ja see nüüd siis peab olema meil siis ref string number. Nii, nüüd saab lõpuks kõikidest vigadest lahti. Ja value on praegast siis kirjutab välja selle väärtuse, aga see nüüd ei ole päris õige. Siin on ta nüüd hädas omadega, on ju, et see võib olla kas string või number, ehk lähme siis ikkagi üle nüüd ainult numbri peale. Siis on kindel, et see midagi muud olla ei saa. Ehk siis see TypeScripti union tüüp. Siin saab väärtust suurendama. Aga nüüd, kui ma tahaksin seda natuke teistmoodi teha, kohe me jõuame ka siia, mida kõik need template'is kasutatavad Vue spetsiifilised sümbolid on. Aga teeme siis siia näiteks ühe funktsiooni increment. Siis siin on nüüd näha, et kasutusel on teine süntaks korraga. Mõlemad pidi võib kirjutada. Ja siin siis võib-olla see value ei ole kõige parem, ütleme, paneme see mingisugune counter näituseks. Nii, ehk nii kaugel me oleme siin TypeScripti osas, siis mida see ref tegelikult teeb? Ta kasutab siis Java proxy objekti. Minge lugege MS-10-ist, mis asi on Java proxy ja kuidas seda kasutada, kui väga ise tahta teha. Seda tavaliselt ise keegi ei kasuta. See ongi spetsiaalselt raamistike tegemiseks välja mõeldud asi. Ja Vue siis seda kasutab ja mida siin see ref siis sisemiselt teeb siis proxy objekti, ehk ta annab meile välja counteri nimelise objekti, mille sees on value nimeline väli, mis siis tegelikult võetakse sellest väärtusest ja selle value ümber on siis getterid ja setterid ümber kirjutatud, ehk kui me sealt väärtust loeme või sinna väärtust kirjutame, siis automaatselt Vue saab teada, et me oleme seda value't nüüd muutnud. Ja tänu sellele siis kogu see update'i mehhanism läheb siit template'i osas käima, ehk seda counterit saab siis uuendada või ta uuendatakse. Ja template'i osas, kui me seda counterit kasutame või seda refi kaudu deklareeritud muutujat kasutame, siis siin seda punkt value't ei pea välja kirjutama, seda teeb siis Vue meie eest ise. Ja lähme proovime, mis asi siis teeb. Ehk siin on see 0 ja nüüd, kui ma klõpsin seda plussmärki, seda buttonit, siis ta tõesti suurendab seda value't. Ja see on Vue kõige suurem nagu asi, mida ta teeb, ehk kahepoolne muutujate jälgimine. Muudate template'is midagi, muutub väärtus, muutub template'is selle väljakirjutamine. Esimese aega küll kõik need asjad on nagu ühesuunalised, aga niipea kui me jõuame vormi väljade juurde, input'i juurde, siis seal
muutub see asi kahesuunaliseks. Nüüd edasi. Läheme siis template'i syntaksi juurde, pärast tuleme siia computer'ide juurde tagasi. Computer on iseenesest olemuselt hästi lihtne. Et kui te tahate arvutada, või see proovime seda kuskil pärast koodis, et kui tahate arvutada midagi välja sõltuvalt mitmest erinevast refist, siis siin saab selle computer'i kokku panna. Ütelda, et meil on näiteks siin siis first name ja last name, kleebitakse kokku ja computer on siis cache itud, ehk meil on kogu aeg siit tulemas välja õige väärtus ja alles siis, kui first name või last name muutub, siis Vue teab, et seda computer'i väärtust tuleb ümber arvutada. Ja computer'is ei tohiks mitte midagi ümber teha, ehk siin ei tohiks näiteks seda first name'i ja last name'i muuta, sest see tekitab meile nagu igavese ringi, ehk side efekte, mingisuguseid väliseid asju siin teha ei tohiks. Aga nüüd siis Vue nagu teine suur osa on siis template'i süntaks, ehk kuidas me oma igasugused muutujaid ja mida iganes me teha tahaksime HTML-is, kuidas seda siin siis teha, ilma et me hakkaksime toorest JavaScripti kirjutama ja DOM-i otse manipuleerima. Esimene asi on siis teksti interpoleerimine, topeltloogilised sulud ja mida iganes me siia loogiliste sulgude sisse kirjutame, see kõik evalueeritakse, ehk see võib olla ka mingi funktsioon, mingid liitmistehted, mis iganes asjad te siin teha tahate, kuni lõpuks see asi saab välja arvutatud ja lõppresultaat kutsutakse välja toString ja muudetakse stringiks. Siis on meil atribuudi bindimine, ehk kui me tahame siis mingisuguseid kuskilt muutujast võtta välja väärtuse HTML-i atribuudi jaoks ja kuna see on nii levinud tegevus, siis Vuel tegelikult on terve hulk siis oma spetsiifilisi V-alguskripsuga nagu shortcut'e või selliseid bindimise, prefikseid igast erinevate asjade jaoks. Ja kuna see V-bind on nendest paljudest nagu kõige rohkem levinud, siis seda kasutatakse siis lühendina koolonit talle. Muidu on ta siis V-bind koolon ja ID näituseks. Näiteks, kui me tahame mingi stiili muuta või saame seal ID-le väärtust anda või hrefi sisu või siin on pilti näituseks on ju kuskilt kohast arvutatud. Hästi-hästi levinud asi, mida siis HTML-is on tavaliselt teha vaja on. V-onts aeg-ajalt vajalik, kui me tahame ainult ühekordselt välja renderdada, näiteks kui leht laetakse, siis renderdame, rohkem ei muuda. Vahest on tarvis ka siis toorest HTML-i välja kirjutada, selleks on see olemas VHTML. Ehk see siis kirjutab siia spanni sisse välja, mis iganes selle raw HTML-i sisu oli. Näiteks mingisugust XML-i või teist HTML-i või mida kõike muud, eks see on siis see inner HTML. JavaScripti muidugi toetatakse igal pool on ju. Kõikides bindingutes ehk kõikides erinevates V-variantides saate teha siis mingisugust arvutusi, mida iganes stringe kokku liita, mida iganes teha. Siis on meil olemas tingimuslik renderdamine, mis on aeg-ajalt väga kasulik, ehk siis VIF, VLSEIF ja VLSE, mille alusel siis Vue saab üsna hästi aru, millist divvi siis kuvada ja millist divvi siis mitte kuvada. Ja see on siis tõesti tingimuslik renderdamine DOM-i tasemel, ehk kui see tingimus ei vasta tõele, siis see element kaob DOM-ist täiesti ära, ehk me ei näe need ülejäänud elemente DOM-i puus. On olemas VShow, mis on siis, toimib sarnaselt, aga see siis kontrollib CSS-i display property't. Ehk siis tema hidib elemendi, aga mitte ei eemalda seda DOM-ist, ehk ta jääb ikkagi sinna alles. Siis on meil olemas renderdamine V4-iga, ehk kui me tahame mingit elementi korduvalt renderdada, siis siin on selline asi olemas selle jaoks. Näiteks siin siis UL, ehk siis unordered list. LI on siis list item, ehk siis kuidas need LI siis ja mitu tükki teha. V4, in millestki, in items ehk mingi massiiv. Ja välja annab siis see V4 kaks muutujat meile, elemendi ja indeksi. Ja V4 alati ka nõuab seda, et me unikaalselt kõik read identifitseeriksime. Kõige FM juhtumil võib selleks indeksit kasutada. Parem oleks, kui meil on itemis midagi, mis selleks kõlbulik on kasutada. Sellega saab siis Vue aru, mis rida on meil DOM-is, kus kohta välja joonistatud, et mida peaks update ima, kui siin items siis midagi muutub.
V4-ga saab igast asju veel teha, saab üle objekti property'te joosta, saab üle numbrite joosta, mis on ka siin toetatud. Siin on siis näha seda numbri kasutamist key'na. Ehk selline DOM-i siis igasuguse bindingud. Siis veel, mis on hästi levinud, mida meil kohe vaja on, mida me juba ka nägime tegelikult koodis, on siis DOM-i event'id. Ja DOM-i event'ide jaoks on siis selline binding nagu v-on, ehk siis v-on, colon ja click või mingid muud asjad, ehk see on sõna võetakse siit nende event'idest ära. Ja kuna see on ka kõige rohkem levinud asi voes, mida tarvis on, siis selleks on siis shorthand at. Ehk siis at click ja colon midagi, kui me tahame atribuudile väärtust anda. Ja teha saab siin siis igasugused asju või mitut moodi seda kirjutada, kas kirjutada lihtsalt meetodi nime, mis välja kutsutakse, ilma parameetritele väärtused andmata, saab mingi expressioni välja kutsuda, ehk siis see siis käivitatakse sellel hetkel, ehk siis Vue ise saab aru, milline deklaratsioon meil siia parasjagu või referents, mille siia parasjagu kirjutatud on. Ja nagu ikka, saame ka esimese parameetri või nii-öelda ühe parameetri alati kaasa, milleks on siis see event, ehk kui me tahame seda eventi päriselt nagu handle'ida kuidagi, ütelda sealt umbes stop propagation või midagi muud selles vaimus või prevent default, siis tuleb siis siia selline funktsioon kirjutada, mis siis seda eventi esimesena parameetrina endale vastu võtab. Saab ka teha kohe event modifier'id, ehk kui ei taha kuskil sellist meetodit kirjutada ja hakata siin event midagi tegema sellega, siis näiteks siin on olemas submit'i kuulame ja teeme .prevent, ehk see automaatselt ei luba siis seda vormi serverisse ära saata. Stop propagation jaoks on stop. Neid saab omavahel kokku panna, stop ja prevent. Ja siin on kõik need variandid olemas, mida meil tavaliselt vaja on. Üks on siis ka kaval asi, mida aeg-ajalt on tarvis, on siis self, ehk me ei pea ise kontrollima, kus see event meieni tuli. Et kas seda tuli siit sellest divist või see tuli siit selle divi seest mõnest järgmisest divist. Siin saab siis kontrollida, kes see target ja current target on. Ehk kui on .self, siis me oleme ainult nõus sellega, kui konkreetselt selle divi peale klikiti ja mitte mingisuguse sisemise asja peale. Ja nüüd siis see kahesuunaline bindimine. Kahesuunaline bindimine käib siis V-modeliga. Siin on siis näha kõigepealt siis selline manuaalne viis, ehk selline Reacti stiilis tegemine. Reactis on bindimine ainult ühepoolne, Reactis ei ole kahepoolset. Ehk meil on kõigepealt siis input välja löödud, et oma väärtus tuleb siit kuskilt tekstist ja inputi mõõtmisel me siis iga kord selle teksti topime siis võrdseks sellega, mis iganes selle HTML input elemendil on. Võiksime ka klahve kuulata ja siis seda tekstile ükshaaval klahvi vajutusi juurde liita. Ja V-mudeli puhul läheb siis see asi oluliselt lihtsamaks. Me lihtsalt ütleme V-model, ehk siis nagu mingi view model ja automaatselt siin siis hoolitseb Vue selle eest, et selle muutujasse message on siis see väärtus kahepoolselt binditud. Kui keegi kirjutab inputis midagi, muutub message'i väärtus, kui keegi muudab koodist message'i väärtust, muutub inputi display. Mis meil veel vahest huvitavat on siis watcherid, mida on vahest tarvis, ehk saame teada siis, kui väärtus on muutunud. Ehk saame ütelda, mis see watch, mida me watchime mingisugust reference muutujat ja siia tuleb siis parameetrina kaasa funktsioon, async funktsioon, kus esimesel kohal on uus väärtus ja teisel kohal vana väärtus. Ja siin on siis terve siis hulk asju, mida siis see watch oskab tegelikult observida. Referentsi, computed referentsi, reactive objekti, mida me eriti ei tee, getteri funktsioone ja ennekõike on siis massiivid on ka niisugune huvitav asi. On meil olemas ka veel siis watch effect ja see siis on sarnane natukene Reacti sarnase funktsiooniga ja see siis lihtsalt ütleb, et ükstaskõik milline refi on uuendatud, siis automaatselt koheselt see kutsutakse välja. Ehk see siis sisuliselt watchib kõiki teisi watch'e nii-öelda. Nii, aga proovime siis, nüüd sai teooriat tükk aega räägitud,
proovime siis kirjutada ka mingisuguse lihtsa rakenduse ja no proovime nüüd siis kirjutada siis lihtlabase listi to-do'st. Ehk siis üheleheline või ühe lihtsa elemendiga massiiv ja noh, paneme sinna paar property't ka juurde, umbes, et is done ja is hidden, on ju, et saab listist elementi märkida, et on tehtud ja et on võimalik need ära peita ja muidugi siis listi neid juurde lisada. Ja proovime siis niisugust asja siis OS kirjutada. Ja oleme siis tublid, kirjutame ilusti TypeScripti. Types. Nii. Export interface iList item. No, mul teoorias võiks tõesti olla ka mingisugune ID või pigem võiks äkki olla isegi string. Ja is done. Ja is hidden. No midagi selles vaimus. Ja võib siis ühe ekspordi see võib-olla veel teha. No nüüd siis kas või selline. See on täitsa fine state'i kirjeldamine, teeme siis ka mingisuguse filtri. Ehk sees, mis iganes siin filtris kirjas on, peab sisalduma siin selles nimes mingi osana. Ja pluss on meil siis list meie elementidest. No nii, proovime siis kirjutada, kuna me oleme seda varem kirjutanud, siis tuleb nagu tuleb. Nii, ja kustutame siit kõik tühjaks. Ja nii ei saa ju kirjutada, jälle on kõik aeglaseks läinud. Nii, nüüd on mul vaja siin ilmselt mõnda importi. Jah, minu iState on iList item ja filter, väga hea. Nii, ja state ei ole kuskil kasutatud, see on kõik tore. Jah, esimese hooga selline kõige lihtsam väljakirjutamine. Ja proovime siis ka teha siia endale siis selle, kuidas me listi elemente juurde paneme. Const item to add. Nii, ja selleks on meil siis nüüd input, v-model, item to add ja võib-olla siis button add. Kuidagi mind ajab vahepeal hulluks autocomplete. Nii, ja siin siis tahaks välja kutsuda mingisuguse emendi. Ja võib ka kirjutada siis seda asja pikemalt. See oli siis v-on, koolon, ja nüüd on tegelikult siis nagu kõik ette defineeritud, kõik need vente saab siit vaadata, mis siis kõik olemas on, aga meid huvitab siit see v-on klikk. Ja ikkagi siis VUE stiilis on seda kirjutada niimoodi, andiga.
ja defineerime siis siia function add item endale. Tundub, et teeb täitsa õiget asja. Ja siin sellega välja kutsume. Ehk kutsutakse add item välja ja meie item to add, siit võetakse meie punkt value, tehakse sellega siis uus objekt ja surutakse see siia listi juurde. Selle peale automaatselt peaks minema tööle siis siit see leave v4 ja hakatakse siis neid listi elemente välja kirjutama. Lähme proovime. Add, test 2, add. No toimib täitsa ilusti. Siis peaks ilmselt siia veel tegema selle, et kui ta on oma push'i ära teinud, siis me laseme selle tühjaks. Nii, ja nüüd tahaks veel siis filtreerimist teha ja haidimist ja kõike muud taolist. Aga see on juba siin kõik suhteliselt hästi nagu arusaadav, kuidas see toimib. Aga proovime siis teha filtri kõigepealt. Paneme filtri siia listi kohale. Ja ütleme see ette ka, et see on siis meie mingisugune filter. Nii, ja meil on vaja ka seda, mille vastu me filtreerime. Nii, ja nüüd võib seda filtreerimist teha siin mitut moodi, aga kõige lihtsam on siis seda listi ennast siin kohe hakata filtreerima. Ja see näeb välja täitsa õige filter, mis võiks kohe täitsa töötada. Paneme siia mingid elemente, test, koer, S. Nii ongi. Paneme siia veel mingi elemendi, A. Jep, E-ga jäävad 2 elementi alles. Suure E-ga mitte midagi, seda peaks siis eraldi kontrollima. Niimoodi jääb üks alles. Ehk filter toimib täitsa edukalt. Nüüd eesmärk oli veel tegeleda siis selle item isDone'iga ja isHiddeniga. IsHiddenit peaks veel filtreerima, aga mis nüüd teha siis selle isDone'iga? Siin juba näha, meile juba pakutakse seda input tüüpe checkbox, vmodel item isDone. Tundub, et see kõik ongi üks tänapäeva moodne autocomplete, kirjutab nagu pool mõistlikku koodi meie eest juba valmis. Ja siin sai kohe aru, et muudatus on selline, et ei ole vaja kõike uuesti joonistada ja rakendusse siis olemasolevale koodile. Saan tõesti märkida tehtuks, mitte tehtuks ja saan ka hide vajutada, aga midagi nüüd selle peale ei juhtunud. Aga ehk siis midagi peaks selle hide'iga veel tegema. Ja ilmselt peaks siis siin hakkama nüüd midagi niisugust ütlema. Item name includes filter and item.isHidden peaks olema false. Hide, tõesti hide'ib, aga nüüd ei saa neid kuidagi siit tagasi.
Ehk see tuleks ka veel teha. Kuhu see pistaks selle unhide imise, võib-olla siia kuhugi joone kohale. No mind jälle mõisteti sõnadeta. State list, siis see nüüd teeb klikk, nii, state list võrdub state list filter. See nüüd on küll mingisugune imelik kood. State listile omistatakse state list, mida on filtreeritud. Okei, ta viskab siit isDone'id välja. Okei, see ei ole see, mida me tahame. Clear hidden või pigem on see isegi show all. See nüüd läheb juba õigem välja. State list for each ja isHidden'id pannakse kõik false'iks. See on tõesti see, mida saada tahaks. Ja tulid ka kõik ilusti välja, mis on juba ära haiditud. Ehk see ongi tegelikult kõik, mis siit esimese hooaega sellest Vue'st on vaja teada. Ehk sellised standard Vue kirjutamine omas nagu võtmes. Ja on üsna lihtne ja loogiline, toimib väga hästi. Ja Vue näiteks üks eripära on veel see, et Vue'd võib oma veebilehel või saab otse kasutada. Natuke tuleb selleks vaeva näha, aga mitte väga palju. Ja ei pea midagi kompileerima, ei pea midagi deployma, saab täitsa lahtist Vue koodi oma lehele juurde kirjutada vajadusel.